Nii, teeme weekly overview ka siis lõpuks ära. Vaatame, mis meil uus nädal ees ootamas on. Ja alustame siis siit esmaspäevast. Esmaspäeval midagi erilist ei ole tulemas. Punasööst uudised on ainult Hiina yuanile, et ootaks siis laias laastus turu liikumist sinna, kus ta liikunud on. Et natukene sealt siis edasi. Edasi, teisipäev on meil tulemas siis GBP-le erinevad punasööst uudised, Kanada dollarile ja USA dollarile samamoodi, üks väike Saksa uudis siin vahel. Vaatame GBP uudist, retail sales, vaatame siia sisse, kas siin on võimalik tulemust ka näha. Üle-eelmine tulemus oli siis 2,5, eelmine 0,9, on langustendentsis, uus ootus 0,5, ootaks siit ka siis punast lüket ehk kukkumist. Austraalia dollar, see jääb meil öisesse aega. Vaatame siit, kui siis Frankfurt Open meil toimumas on. Siin GBP uudist, kas on võimalik ka tulemas siit näha. Eelmine tulemus oli 2,8, üle-eelmine oli 2,8, eelmine oli 44,2 ja uus ootus on siis 30,3 ja kui tuleb kõrgem kui oodatav tulemus, siis see on negatiivne ehk et on päris tugevast tõusutendentsis ja ootaks siit ka siis tõusu. Küll aga selle uudise puhul, see on punasööst uudis, et selle mõju on siis olematu ehk et selle mõju ei ole, impact on none. Nii, vaatame töötusmäära uudiseid. Need on vähe siis kaalukamad, tähtsamad, et kuidas siis inglise majandusel tööturul läheb. Üle-eelmine tulemus 88, eelmine tulemus 144, uus ootus on 95, on tõusutendentsis ja kui tuleb kõrgem kui see tulemus, siis on positiivne lüke. Ootus on sama, mis eelmine. Eelmised tulemused on tõusutendentsis, eks selle uudise põhjal ütleks, et ootaks siis GBP-le kerget tõusu liikumist veel edasi. Vaatame teist GBP uudist. Siin on tulemused ja ootused on täpselt samad, mis siis eelmised ja üle-eelmised. Ehk et suht keerukas öelda, mis siit tulla võib. Et niisugused nii ja naa, GBP kohta on need uudised niisugused nii ja naa. Et on negatiivsed, on positiivsed, saab näha, mis siis teisipäeval täpsemalt turgudel toimub. Esmaspäev ehk annab meile selle jaoks siis selgema pildi. Piilume selle Saksa uudisesse sisse. Üle-eelmine tulemus 26, eelmine tulemus 51,6, uus ootus on 5. On tõusutendentsis ja võiks öelda, et selge positiivne lüke, et tahetakse siit siis positiivset tulemit kätte saada. Küll aga teinekord need numbrid, kui on päris selge lüke, võib tulla hoopis negatiivne krahh. Et saab näha, põnevusega oodata, mis see reaalne tulemus tuleb, kui numbrite baasil vaadates ootaksid tugevad positiivsed lüket siis eurole. Kanada dollarile vaatame inflatsioonimäära uudist. Üle-eelmine tulemus 1,9, eelmine 2,6, uus ootus on 2,8 ehk et ootaks ka veel tõusu, ootaks positiivset lüket Kanada dollarile, et see ootus saaks siis ületatud. Et eelmiste protsendipunktide järgi on ka siis 0,7 on see tõus, ehk 0,7 2,6 juurde panna, siis saab see ootus ületatud kohe kindlasti. CPI, vaatame seda trimmed median, kas siin on tulemid ka võimalik näha. Oodatakse sama, mis siis eelmine tegelik, on tõusutendentsis, samamoodi ootaks siis positiivset tulemit siit. Ja siis on tulemas meil USA dollarile, siin uudis vaatame, mis selle tulema on, et kui kõik teised on positiivsed, siis too võiks tulla negatiivne. On päris tugevas langustendentsis, 5,7 üle-eelmine, -20 eelmine, uus ootus on -14,8
ehk et ootaks ka siis, vaadates numbrite baasil, ootaks veel edasi langust ehk negatiivset tulemit. Nii, edasi kolmapäev. Kas saab nädala selgroog murtud kolmapäeval või jääb see neljapäeva peale? Vaatame, mis uudised näitavad. On meil tulemas siis Hiina ühenile hunnik punasõost uudiseid ja esimene siis meid puudutav või huvitav GBP-le kell 9 inflatsioonimäära uudised aasta lõikes. Vaatame siia sisse. Üle-eelmine tulemus 3, eelmine 2,8 on langustendentsis vähenemas, uus ootus on 2,7 ehk et ootaks siit siis negatiivset tulemit, ehk see 2,7 saaks ületatud. Vaadates siis puhtalt numbrite peale. Eurole on tulemas CPI kolmapäeval, tasub olla siis tähelepanelik eurot, europaare kaubeldes. Et CPI mõjutab siis päris kõvasti euro liikumist. Üle-eelmine tulem 127, eelmine tulem 128 ja oodatakse uut samasugust tulemet siis 128,04. On eelnev CPI olnud siis tõusutendentsis ehk et siit ootaks siis ka veel positiivset lüket. Edasi tulemas kolmapäeva peal USA dollarile, Kanada dollarile, vaatame siit mõned sellised olulisemad võib-olla. Võtame retail sales kuu ja aasta lõike, et mida need uudised meile kajastavad. Üle-eelmine tulem -1,2, eelmine 0,2 on tõusutendentsis, uus ootus on 1,3. Raske ennustada, mis see tegelik tulem olla võib. Et ootaks veel negatiivset mõju ehk et see uus ootus 1,3 ei saaks veel ületatud. Retail sales vaatame siit kuulõiget. Üle-eelmine tulem 3,9, eelmine 3,1 on siis ka langustendentsis, et on nii-öelda vähenemas. Uus ootus on 2,6, siis siin sama lugu, et ei ootaks, et see number saaks ületatud ehk et tuleks 2,5, 2,4 ja kui tuleb kõrgem, siis on positiivne ehk siit. Kui tuleb 2,7, 2,8, siis see on positiivne lüke dollarile. Aastalõige, vaatame korra kuulõiget uuesti. Aastalõige kuulõige siis omavahel justkui nagu vastuolus. Kui tuleb kõrgem, siis on positiivne ehk et seda 1,3 siis ületatud ei saaks. Et siis üksteise vastu rääkivad uudised justkui. Ja on siis siin kolmapäeva peal, kolmapäeva õhtul on siis Powelli kõne. Et siin olla siis väga-väga tähelepanelik ja kui on lahtised tehingud, siis üritada need tuua break-evenisse või panna siis enda tehingud kinni, kui need on kasumis või on nad seal nullis. Et Powelli kõne võib pöörata selle turu täitsa tagurpidi. Nii, edasi neljapäev. Eurole on siin mingisugused pühad. Jaapani jeenile uudis, Austraalia dollarile ja siis esimesed euro uudised on siin New York Openi ajal. Vaatame deposit facility rate'i. Üle-eelmine tulem 2,75, eelmine 2,5 ehk et on langustendentsis, vähenemistendentsis, uus ootus on 2,25. Kui tuleb 2,5 või ka sama, peaks olema see mõju turgudele siis positiivne. ECB intressimäärade otsus. Üle-eelmine tulem 2,9, eelmine 2,65, uus ootus on 2,4. Ehk et see uus ootus on ka viidud küllaltki madalale, ootaks ka siin neljapäeva peal siis eurole selle uudise põhjal siis vast positiivset lüket. Edasi tulemas USA dollarile töötusmäära uudised ja siis ehitusload, erinevad siis ehitusega seotud uudised, vaatame siia initial jobless claimsi sisse. Üle-eelmine tulem 219, eelmine 223.
on küllaltki korralikus tõusutendentsis, uus ootus on 224, ehk et ootaks siit siis positiivset lüket. Et dollar saaks siis tõusu suunda. Vaatame 4 nädala keskmist. Üle-eelmine tulem 223, eelmine samuti 223, uus ootus on 227, ehk ootaks siis ka selle uudise põhjal, ootaks ka siis veel positiivset lüket dollarile neljapäeva kohta. Jätkuv töötusmäär üle-eelmine tulem 1893, eelmine tulem 1850 on vähenemis langustendentsis, uus ootus on 1890, ehk et samamoodi siis positiivne lüke, et see ootus on viidud kõrgemaks, kui eelmine tegelik oli, ja kui see number, see uus ootus saab ületatud, siis mõju on negatiivne. Ehk et see on viidud kõrgemale, et see ei saaks ületatud ja tuleks dollarile siis positiivne mõju, positiivne lüke. Vaatame ka ehitusload. $1,473, üle-eelmine 1,459, eelmine on langustendentsis, uus ootus on 1,46, ehk et siit ootaks ka siis veel langust. Et see uudis võib tulla negatiivne, selle mõju on madal. Nii, ja edasi reede on meil siis super suur reede euro kohta, siis Euroopa turg nii-öelda on kinni, mitte midagi ei tohiks toimuda, et täielik seisak. Vaatame show more, kas siit tuleb veel uudiseid. Nii, rohkem ei tule ka. Kas rohkem siin ei ole? Vaatame korra Forex Factorit. Mida meil Forex Factory reede kohta räägib, et MyFXBookis rohkem uudiseid ei paista tulevat. Nii. Siin on meil... vale nädal on meil siin ees. 13. Nii, nüüd on õige. Nii, ja vaatame reede. Reedes ka täpselt sama teema, et on bank holiday, mitte midagi toimu, ja USA dollari kohta ka, siis reedeks ei näita ühtegi uudist. Reedel võiks öelda, et turud seisavad, et viimane kauplemispäev meil nüüd saabuval nädalal, võiks öelda, niisugune hea kauplemispäev on meil neljapäev. Nii, aga vaatame, mida räägivad meil graafikud. Vaatan weekly pilti. Nädala pildis oleme tugevalt karuküünlas, ehk on päris agressiivne langus meil toimunud dollaril ja ootaks siis natukene langust veel edasi. Suht värskelt on meil korjatud siit likviidsus, siit põhja pealt, ka selle põhja pealt on likviidsus siis siit selle lükkega korjatud. Ja vaatame kohe, kas on puudutatud ka sisse meil siia supply demand'i. Väike fair value gap on ka selle ees. Ja just äsja nii-öelda siis jõutud ka siia. Ootaks turgu tulema natukene võib-olla veel allapoole. On ka meil võib-olla mitte nii lihtsasti eristatav väike supply demand ka siin. Siin nii-öelda weekly vaates on ka meil siin põhja peal siis ka equal load, topelt likviidsus, ehk et ootaks turgu natukene tulema allapoole. Saab näha, mida turg tegelikult teeb. Märgime siit selle alumise alakase ka. Väikese välja. Väiksemal ajaraamil saab ta vast täpsemalt nii, kuni siia põhjani. Daily vaates oleme samamoodi tugevas languses. Küll mingisugune ostjate kohalolu turul on olemas. Ja terve selles weekly vaates, siis nüüd siit selle põhjas, sama ka daily peal siin, kogu selle liikumise osas ei ole meil pullbacki toimunud. Ehk et tulev nädal tahaks näha juba turgu siis seda pullbacki tegemist alustamas. Tahaks näha turgu ronimas ülesse, et tehtaks korrektsioon, tehtaks parandus turul. Kuid vaadates ka weekly pilti ja ka daily pilti, siis
suure tõenäosusega võime liikuda veel allapoole ja üle nädal võib meil tulla suht niuke konsolideeruv siin, võib-olla õrna üles liikumisega. Aga reaalne pilt, kui turud lahti lähevad, võib olla meil hoopis teistsugune. 4 tunni pildis siis samamoodi on meil juba tugev ostjate kohalollu siin olemas, et mingisugune vastupanu on meil siin siis pildis ja võib oodata siit nii-öelda 4 tunni pildi pealt siis korrektsiooni. Kuid ei ole niisugust suurt engulfing küünalt, ütleme nagu siit, et niisugust konkreetset küünalt veel ei ole. Võib-olla tulev nädal siin tekib, eks see saab näha. Aga 4 tunni pildis saaks siia 2 stsenaariumi peale märkida, kas turg tuleb veel allapoole, haarab siit korralikult likviidsus ära, tuleb alasse rohkem sisse ja näeme siis võib-olla turustruktuuri suuna muutust üles poole või stsenaarium 2 saamegi siit kohast juba nii-öelda põrke ja näeme turustruktuuri suuna muutus siin. Igal juhul ootaks turgu minema tulev nädal nüüd pullback faasi, et liiguks üles poole ja tehtaks siis korrektsioon kogu selle liikumise osas. Et turg tuleks teeks siis korrektuuri. On ka meil siin magneteid 4 tunni peal, loomulikult leiab neid ka daily pealt. Märgime siia välja. Supply demand siia. Huvialane. Tegelik ala oleks see. Märgin siia lihtsalt selle küünla. Kui läheb kõrgemale, see läheb kõrgemale. Et see oleks nii-öelda huviala. Samamoodi see on ka likviidsus. Nii, ja on ka meil siin allpool, kus võime näha mõnetist reaktsiooni, kus on ka hetkel käpp siin väike musta küünla ees olemas. Et need oleks alad, kuhu poole siis turgu ootaks liikuma ja ootaks igal juhul siis turgu tegema korrektsiooni. Kas see korrektsioon saab alguse nüüd see nädal, mis meil tuleb või mitte, saame näha. Aga selline oleks ootus. Kui turg läheb siit allapoole, jätkab struktuuri tegemist allapoole, vastu ei vaidle, liigume trendiga kaasa. Loomulikult ootame siis üles liikumist ja tahaks näha korralikumat reaktsiooni, et siis struktuuri ehitamist, et turg hakkaks üles poole minema. Ja kõik need supply demand alad on siis potentsiaalsed justkui vastu trendi, siis kauplemise alad. Kui turg liigub siia, on tehingu tegemise koht või võimalus võtta seda alla liikumist. Kui turg jõuab siia ülesse, samamoodi jälle võimalus seda alla liikumist siis kaubelda, et hiljem turg jälle tuleks üles poole. Nii, vaatame, kas daily peal saame siia ka. Märgime daily ala ka. Suurem ajaraam hoiab endas siis suuremat mõju. Daily peal oleks see ala selline ja alumine ala oleks terve see küünal. Kaunis suur. Ja alumist 4 tunni ala daily peal ei eksisteeri. Ja põhimõtteliselt nii-öelda peegelpilt, et siin ka olid meil supply demand alad ja need käituvad ka siis justkui likviidsus. Ehk need on testimata alad, kontrollimata alad ja turg tuleb siis neid jahtima ja kõik need võeti siit ära. Loomulikult on need väiksemal ajaraamil, nagu meil siin turg jõudis sisse, on võimalus väiksemal ajaraamil siit kaubelda. Siis suuremas lootuse, et siit turg nii-öelda pööraks ülesse. Aga turg kukkus veel allapoole. Et ühesõnaga likviidsus. Ja need täpselt samamoodi. Need on kasutamata alad ja need käituvad ka justkui likviidsus siis turu jaoks. Nii, vaatame GBP USD peale. Siin on meil tugev bullish küünal, ehk et selle nädala küünla, weekly küünla põhjal siis ootaks turgumine veel üles poole. Tuleks see üles daily weekly supply demand alasse ja siit ideaalis siis saaks turg enda reaktsiooni. Ehk et dollariga läheb ilusti peegelpilti. Dollarit ootaks langema ja siis pööret. GBP ootaks siis tõusu ja siis pööret. Et tehtaks siis korrektsioon siit kogu selle liikumise osas. Ja suuremas pildis ka võib-olla siis downtrendi veel liikumist. Daily pildis oleme tugevas uptrendis
struktuur meil ka siis uptrendi suunaline, kus meil turg on siis ilusti liikunud uptrendi. Nüüd on justkui break toimunud, retest, siit tahaks näha siis likviidsuse haaramist ja et siis turg liiguks alla edasi. Kas ta nüüd nii sügavalt kohe kukub, aga ootaks alla liikumist. Võib-olla siit selles liikumises näeme üles lüket, veel ühte nii-öelda kõrgema põhja ehk siis higher low tekkimist, siis lower high tekkimist ja siit edasi siis struktuuri suuna muutust. Et see oleks võib-olla see ootus. Võtame 4 tunni pildi. Eelmise nädala vaates siis nii, selle varajase joonise vahelt teist ära. Nii. Eelmise nädala vaates siis võiks öelda, turg käitus ootuspäraselt, nii nagu see ootus oli, et turg teeks enda alla liikumise, kas siia või siis siia suuremasse, kuhu ta ka sisse jõudis. Super ilus liikumine. Turg liikus alla, ehk see nii-öelda linnukese märk ja toimus plahvatus ülesse. Et turg täitis siis ootused 100% võiks öelda. Võtame need eest ära. Tuleva nädala ootus oleneb, mida turg teeb meil. On meil olnud siin siis konsolideerumine. Justkui on likviidsuse haaramine toimunud. Nüüd on turustruktuuri suuna muutus ja pullback, et siit minna edasi allapoole veel. Ehk nii-öelda smart money muster võiks öelda selle kohta. Ja 2 stsenaariumi, mida siit välja märgiks, et mida turg meil mängida võib, on see, et turg hakkab siit meil allapoole minema juba või siis tehakse üks korralikum likviidsuse haaramine, jõutakse siia ülesse weekly jalasse ja sealt siis saadakse reaktsioon alla suunaks. Et ilusti nii-öelda peegelpilti ootaks siis GBP USD-lt siis vastavat dollari indeksile. Nii. Euro sai oodata ka siis allapoole tulekut, aga euro sai siis juba varasemalt siit fair value cap'ist, sai enda vajaliku reaktsiooni kätte. Weekly vaatesse väga ei ole mõtet vaadata, pilt on sama, mis GBP-l on veel siis tugevas bullish liikumises, tõusu liikumises. Suurema ajaraami weekly fair value cap on meil kõrgemal, ehk et turg võiks minna sinna ja siis alla. Daily vaates, kas meil siin vahepeal daily fair value cap'i ka on selles jalas. Mingisugune väike on meil siin. Weekly oma siin üleval, daily oma jääb ka sisse. Nii, võtame tagasi 4 tunni peale. Et turg seda alla tõmmet päris ei teinud, et mida sai siis välja märkida, et tuleks korjaks siit likviidsust veel ära ja siis läheks ülesse. Kuid see sama linnukese efekt, see toimis. Et turg siin sai enda reaktsiooni, liiguti üles, murtis struktuuri, tehti pullback ja üles liikumine jälle. Vaatame seda, võtame siit selle eest ära, vaatame korra siia daily pildi peale. Nii, need fair value cap'id saab siia maale ära taandada. Niimoodi. Ja on meil siia jäänud siis ka daily ajaraamil fair value cap sisse, kuhu siis ootaks turgu tulema, et saaks reaktsiooni üles liikumiseks. See on daily vaates. Et seda stsenaariumit siis saaks oodata. Ja on meil tuleviku tarbeks siin allpool ka siis fair value cap'i veel. Weekly vaates, ega siin rohkem fair value cap ei ole, on üks suur weekly fair value cap meil siin. Siia fair value cap'i veel ei saa märkida, sest siia ei ole küünalt meil formuleerunud. Et see nüüd formuleerub siis tuleval nädalal. Tulles tagasi 4 tunni peale, siis daily fair value cap võiks öelda, et sobib üliilusti veel kõrgemale minekuks. On meil siis eelnev struktuuripunkt ka siin, turg on liikunud alla, üles, struktuuripunkt, tagasitõmme, struktuuri murdumine. Et siit oodata nüüd sükast mustrit veel edasi täitsa okei. Ja ei ole ka siin 4 tunni peal siis märki, turg tahaks allapoole minna. Et turg annaks meile signaali, et tahab allapoole minna, ehk et turustruktuur muutub siis bearishiks, allasuunaliseks,
tahaks näha turgu murdma siit, nii. Tahaks näha turgu murdma siit seda põhja. Siit peaks turg läbi tulema. Siis ootaks pullbacki, et minna müüki edasi. Kuid hetkel on ta tõususuunaline. Ehk kaks potentsiaalset samamoodi siis suunda saaks ka siin välja märkida, ootaks turgu tulema siia, fair value gap täidetakse ära ja siis ülesse. Või teine ekstreemsem oleks see, et turg tuleb kohe siia, aga seda ma hetkel ei panustaks. Et pigem teine stsenaarium oleks see, et turg paneb siit kohe ülesse. Tuleb võib-olla mingile retestile ja siis tekitab meile siia lower high, et minna alla. Ehk et võiks liikuda siis samas suunas, mis meil GBP USD. Et see fair value gap siin jääb kasutamata ja puutumata esialgu. Et turg liigub üles, tekitab meile uue ala ja siis see fair value gap saab täidetud ja kasutatakse ära alla liikumiseks. Siia võib-olla jätakski selle ühe stsenaarium peale. Teine stsenaarium oleks see, et turge paneb siis siit otse ülesse veel. Meil siis üleval asuvasse, siit ei paistagi, võtame siit weekly fair value gap'i. Nii, võtame NZ uuesti 4 tunni vaates. Weekly vaade on enam sama, mis eurol. Daily vaatega siia sisse. Lipumuster nii-öelda on murtud. Et turg meil siit tuli. Tegi enda lipumustrit. Päris murtud veel isegi ei ole. Põhja küünal ei ole allpool sulgunud. On lihtsalt võetud likviidsus ära. Võtame korra weekly pildi. Weekly pildis võiks öelda, et ehitab ikka veel seda lipumustrit, et meil on lipuvarras ja siin ehitatakse nii-öelda seda lippu. Ja siis ootaksid suurt kukkumist allapoole edasi. Kuid weekly daily pildis tugevalt bullish tõusu suunas sai oodata siis juba langust, kuid turg otsustas siis edasi veel minna. Mingi langus siin tehti kahekordselt, toimus ka likviidsuse haaramine ja turg põrutus ülesse veel edasi. Mindi siis üles supply demand'i täitma. Ja jõuti ka siia esimesse nii-öelda struktuuri kohtumise punkti siis. Et väga märgiline ala. Nii, võtame need eest ära. Et stsenaarium, mida ootaks nüüd turgu tegema meil tulev nädal, kas nüüd saadakse reaktsioon siit supply demand alast, ideaalis tahaks näha turgu liikuma ülesse, nii vale tööriist, tahaks näha turgu liikuma ülesse, et tehtaks likviidsuse haaramine. Kas tuleb ainult siiamaani ja pöörab alla või liigutakse meil siia kõrgemale. Et tuleb siia kõrgemasse kohtumispunkti, struktuuripunkti, mis sai, vaatame kohe siit suurema ajaraami järgi vaadatud. Jah, umbes nii. Et ootaks turgu tegema võib-olla enda likviidsuse tõmmet veel natukene üles poole ja siis, et turg muudaks enda suunda. See oleks stsenaarium 1, saab näha, mida turg teeb. Stsenaarium 2, et turg saab kohe siit reaktsiooni. On meil siit ka toimunud siis äsja likviidsuse haaramine nende kahe tipu pealt ja võime saada ka juba siit siis enda reaktsiooni alla liikumiseks. Igal juhul pööret turul ootaks. Aud uuesti ootaks samasugust pilti nagu NZL-gi. Turg on meil siis liikunud siit põhimõtteliselt ainult üles suunas, et selle pööret veel toimunud ei ole. Et samasuguse ootuse ees oleks siis veel. Nii, võtame selle eest ära. Aud on meil selgemalt downtrendis. Seda nii 4 tunni kui ka daily peal. Oleme siis tugevamalt downtrendis. Aud puhul on meil siin suur likviidsus üleval tipus ja kogu selle osa suhtes siin ei ole ka korrektsiooni tehtud. Ehk et 50%-ni tagasitõmmet ei ole toimunud, ehk et turg ei ole tulnud siit niimoodi. Et siin võib oodata siis tagasitõmmet veel toimuma. Kuid väiksemas lähimas pildis turg meil siis downtrend suunaline.
4 tunni ala saaks siia märkida, kus ootaks siis turgu reageerima. Üks on meil siin, meil on 2 ala siin tegelikult üksteise peal, on ka ekstreemumis. Ja siin see ekstreemum ala ei ole likviidsust veel korjanud. Ehk nende alade puhul ma väga ei ootaks, et need alad vastu peaksid. Tahaks näha turgu ronima siit kõrgemale. Et turg läheks siis kõrgemale meil supply demand alasse ja ka sinna turu nii-öelda struktuuri kohtumise punkti. Vaatame, saame siia märkida ka. Meil 4 tunni ala veel peale. On meil siin üks ja üleval pool seda on veel ka, mis on kasutamata. Siin saaks märkida kuni siia tipuni. Et on veel neid alasid siis üleval pool. Ja umbes samasugust stsenaariumi nagu NZL ootaks ka siin AUD puhul, et turg liiguks üles poole, haaraks likviidsust, ideaalis võib-olla jõuaks siia nendesse aladesse, saaks kuskilt sealt reaktsiooni alla suunaks. Nii, vaatame, kas me saame need venitatud siia poole ka. Sellega, nii. See oleks stsenaarium 1, stsenaarium 2, et turg saab meil juba siit supply demand alast siis enda reaktsiooni ja alustab siit allapool liikumist. Et võib-olla tuleb väiksem, kergem üles lüke, tuleb meil siia alasse kuskil ja siis liigume alla suunas. Et sellist stsenaariumi siis tulev nädal ootaks turgu välja mängima. Ja need on kõik siis minu vaated, et mida ma näen, mida graafik siis mulle räägib, et mis ma siit välja loen. Ja need on puhtalt tõenäosused ja me kaupleme tõenäosusi. Kui turg otsustab minna veel kõrgemale, siis ei jonni veel vastu, ei hakka müüma. Kui turu struktuur, siis väiksemal ajaraamil näiteks, on veel tõusutrendi suunaline. Nii, GBP NZD. Vaatame seda ka. Ootus oli, et turg liigub ülesse. See üles liikumine siin selle wikiga siis tehti ja turg on liikunud tagasi alla. See oli siis eelmise nädala vaade ja on meil päris tugev karu liikumine siin GBP NZD-l. Ehk et siia üles, mis siin see supply demand on siis välja märgitud, see on meil ka daily oma, et sinna turg võib-olla ei pruugigi jõuda. Weekly vaates jah, meil ei ole siin mitte ühtegi supply demandi, et need alad on puhtalt daily alad. Weekly pildis siin ei ole absoluutselt mitte ühtegi supply demandi. Ehk et turg ei pruugi siis weekly vaates sinna jõudagi. Daily vaates oleme endiselt veel uptrendi suunas, et downtrend saaks kinnituse, tahaks turgu näha seda punkti murdmas, et turg on siin meil liikunud ilusti siis uptrendi ja nüüd on siit alla tõmme, supply demandid siin väiksemal ajaraamil siis ära kasutatud. Tahaks siis seda punkti näha turgu murdma. Võtame 4 tunni vaate. Nii, toome need alad siia natukene väiksemaks, nii et said juba siin kasutatud. Selle esimene puude oli siin. Nii, ja daily ala toome ka. Jah, saab ka siia tuua. 4 tunni peal võiks öelda, et turg on meil downtrendi suunaline, et turustruktuur on muutunud, kus meil turg siis tegi meil siit liikumise üles, tagasi tõmme, üles lüke. Vaatame, kas siin likviidsuspunkt oli ka. Siin lähedal või mitte. Nii, kus me see tööriist on. Paneme see tippu. Tuleme vaatame siia vasakusse jalga korra. Nii, kus ta meil siin on? Okei, siin netiga tuleb minna daily peale. Siin võib-olla see likviidsus, kui vaadata seda punkti, siit on ta justkui nagu võetud. Nii, tuleme tagasi 4 tunni peale. Et turg on meil nüüd justkui muutunud siis 4 tunni vaates downtrendi suunaliseks. Tehti higher low
tekkis lower high ja murti struktuur allapoole. Mida siit GBP NZD peal oodata, ootaks nüüd siis pullbacki ja allapoole liikumist. Selle liikumisega saaks siis kinnituse, et turg on downtrendi suunaliseks muutunud ja siin üleval seda ala siis turg ei pruugigi üldse täitagi. Nii, 4 tunni laename siit. 4 tunni supply demand. Saame märkida siia esimese. Kaunis suur ala. See oleks meil esimene 4 tunni supply demand müügiks. Rohkem siin üleval peal ei ole. Üleval pool on siis efektiivne turu liikumine on daily peal. Vaatame, kas daily peal saame ka siia. Daily vaates ei saa. Daily vaates näiteks supply demand ala siin märkida saa. Et on siis küünled ilusti kõik kohtunud. Aga mida siit 4 tunni vaates vaadata, ootaks siis ka turu liikumist veel. Turg tuleks teeks enda pullbacki, ideaalis siia alasse, võib-olla tuleb kõrgemale, võtab siit ala pealt likviidsus ära ja siit allapoole liikumist edasi. See oleks see, mida siis 4 tunni pildis siit välja praegu lugeda. Daily vaates oleme me uptrendi suunas. Ehk et 2 ajaraami siis justkui räägivad üksteisele vastu. Daily supply demand viimatine siin kasutatud, turg on just värskelt ka siin sees. Et daily vaates veel ei ole siis turustruktuur downtrendi suunaliseks muutunud ja tahaks siis näha daily vaates siit kas küünlakehast või sellist vikist, ühesõnaga siit alast allapoole sulgumaas, et saaks see downtrend meile siis kinnituse. Kuid 4 tunni vaates ootaks siis siit üles liikumist. Super äge oleks muidugi näha siit turgu tulema veel allapoole ja siis ülesse. Võib-olla peakski see panema teised stsenaariumi juurde, et oleme downtrendis, suuremas ajaramis ka, et turg tuleks meil siia, kuskil siia siis supply demand aladesse võib-olla, saaks siit reaktsiooni, tuleb jälgida, mida turg meil teeb ja siis toimuks üles liikumine ja siis uuesti alla. Et 2 stsenaariumi, 2 võimalikku liikumist tulevaks nädalaks GBP NZD-l. Nii, vaatame GBP JPY. Weekly vaates siis endiselt oleme konsolideerumises. Turg väga ei ole midagi teinud kogu selles kastis. Peale seda, kui Jaapan enda selle suure liikumise tegi, siis on ikka nii-öelda külgi liikumine veel. Nii. Ja ka daily vaates oleme ka siin nüüd jälle konsolideerumises. Küll oleme jõudnud siia suurema ajaraami siis supply demandi, weekly supply demandi oleme sisse jõudnud. Jõudsime ka varasemalt juba siin ja siin alas ka siis nende vikkide näol on meil väga-väga tugev ostjate reaktsioon. Et ostjad on siin justkui nagu pildis. Et siit võiks oodata siis üles lüket. Ehk et see liikumine põhimõtteliselt, mida eelmine nädal sai oodata, seda veel ei toimunud, turg liikus allapoole. Ja vaadatus 4 tunni peale sisse, siis 4 tunni peal on meil ka agressiivne ostjate kohalolu turul registreeritud. Ehk et siit võiks oodata ka siis turu kõrgemale ronimist. Nii, märgime siia ka supply demandi peale. 2 võimalikud stsenaariumi, mida siit vaadata, kas turg paneb siit kohe ülesse. Ideaalis ei jõuaks veel sinna supply demandi, kuid Jaapani yen teeb väga agressiivseid hüppeid ja liikumisi, siis pullbacki uuesti ülesse. Või ideaalsem stsenaarium, et turg tuleb siia supply demandi, haarab siit likviidsuse, siin on meil justkui turustruktuuri suuna muutus aset leidnud, haarab veel siit likviidsuse, tuleb siia supply demandi sisse ja siis siit toimub meil see plahvatus üles suunas. Et kaks sellist võimalikku stsenaariumit, aga siit ootaks Jaapani yenile ootaks tõusu. Et oleme siin siis suurema pildi alas sees ja
ostjate kohalolu on siis tugevalt siin põhjas olemas. Varasemalt juba daily vaatas siin vikide näol ja nüüd päris tugevalt vikid jälle siin. Nii, uuesti JPY. Suures pildis oleme uptrendi suunas ikka ja põhimõtteliselt ka siis konsolideerumises, külgliikumises siin selles kastis. Küll see kast on jah natukene suurem ja uuesti JPY meil justkui tahab printida siis downtrendi liikumise algust. Et meil on turg liikunud üles, retest väike likviidsuse haaramine siit põhja pealt. Nüüd on tekitatud lower high ja siit võiks oodata nüüd turgu allapoole liikuma ja siis korrektsiooni. Saab näha, mis tegelikult toimub. Ja weekly vaates oleme ka siis tugevalt bearish. Ehk et siin weekly vaates väga sükest agressiivset ostjate kohalolu turul veel näha ei ole. Et ootaks turgu minema siit veel allapoole. Et eelmised need ootused, mis siin sai välja vaadatud, 4 tunni peal täpsemalt, et turgu minema allapoole, turg jah, seda tegi, turg liikus allapoole, tehtigi see ülestõus, aga see ülestõus ei jõudnud siia supply demand'i. Ja turg kukkus siis veel allapoole. Nii, võtame korra selle daily vaate uuesti ette. Järgmine weekly ala on meil siin, kuhu maani turg võiks tulla, vaatame, kas meil siin jalas on meil daily peal ka, ei ole siin ühtegi kasutamata ala. Et esimene nii-öelda siis kasutamata ala on meil siin weekly ala. Et kuhu võiks turgu oodata. Siin põhjas ka ei ole, siin on Vikk on ilusti katnud selle fair value cap'i ja ka puute ära teinud see eelmisse alasse. 4 tunni vaates oleme downtrendis endiselt. Märgime see 4 tunni ala ka peale. Supply demand, nii. Kus me lähevad? Supply demand ala siin, kus tootaks siis müügiks reaktsiooni. On ka meil siin kasutamata ala. Seda ala ma väga ei ootaks, et ta vastu peaks. Samamoodi ei ootaks ka seda ala, et ta vastu peaks. Et on meil hea likviidsus kogunenud siia tippu. Kuid samas on ka siin selle eelmise tipu pealt toimunud kerge siis likviidsuse haaramine. Tahaks näha turgu tulema kõrgemale, et korjataks siit veel likviidsus, saadaks siit reaktsioon ja siis alla. Kuid praegu kõik märgid näitavad veel downtrendi ja siin siis ootaks turgu liikuma allapoole. Ideaalpiltis tahaks näha turgu siit reaktsiooni saama, kuid vaadates praegu nüüd siit, seda pilti ka on meil turustruktuuri punktid, siis nendes alades siin lähedal, ehk et turg võib saada potentsiaalselt ka siit reaktsiooni. Tuleb vaadata, mida see turg siis otsust teha. Kuid dollari indeksit on ka ootus allapoole minema ja ootaks ka siin uuesti JPY-d siis veel allapoole liikuma. Küll kerge pullbackiga. Aga 2 stsenaarium saaks peale märkida, kas turg tuleb siit tegema pullbacki, siia alasse või siis kuskil siia vahepeale, siis alla või turg paneb siit siis kohe alla, haarates ka siit põhja pealt likviidsuse, et tullakse kohe siit allapoole, kas ta nüüd ka seda põhja siin murrab, saab näha, et tuleks alla ja siis korrektsioonile. Et eks see paistab, mis tulev nädal siis täpsemalt toob. Nii, uuesti käed, vaatame weekly pilti, on meil siis ka tugevalt karu liikumises, jõudnud ka struktuuripunktini, eelmise nii-öelda siis resistant alani, väga ilusti joonistub välja, et siit võiks oodata ka siis täpselt samamoodi mingisugust korrektsiooni liikumist. Ideaalis natukene alla, aga et korrektsioon toimuks. Et väga ilus puhas pilt. Nii, vaatame daily. Daily supply demandid on meil siin siis, need on varasemalt täidetud ja see on meil ka tegelikult juba siin täidetud, et neid väga kaugemale siit tuua ei saagi ja järgmised supply demandid on meil siis siin, nii daily kui ka weekly alad. Ja võiks öelda, et uuesti käed ka siis peaaegu täielikult ilusti täitis ootust.
ehk et õrn nii-öelda ülestõmme toimus ja siis toimus suur sula. Küll aga siia supply demand'i veel ei jõutud. Nii võtame selle pealt ära. Tuleva nädala osas, mida ootaks? Nii, vaatame, kas siit tuleb alumine ala ka välja. Kuna oleme siin ka heas resistant ala juures, siis saab ka 2 stsenaariumi peale märkida, kas turg nüüd tuleb alla poole, haarata siit likviidsust ideaalis, et turg jõuaks meil siia, aladesse sisse ja tuleks võib-olla siia struktuuri peale kohtuma, ehk et saab kuskilt siit supply demand'ist reaktsiooni ja siis liigub ülesse. Või stsenaarium 2, et turg saab meil suhteliselt siit lähedalt juba enda reaktsiooni, kuna oleme resistant alas ja siit ka värskelt nii-öelda likviidsust haaranud, et minnakse siit siis tõusu. Kuid ma ei ootaks seda tõusu, et ta nüüd siit veel kõrgustesse läheb. Ootaks tulema ideaalis võib-olla kuskilt siia support resistant alasse, et siit saaks turg siis enda korrektsiooni tehtud ja valmis allapoole liikuma. Vot, selline see weekly overview, sellised on minu nägemused, ootused tulevaks nädalaks, et kuhu poole turg liikuda võiks, mida teha võiks. Tehke enda analüüsid, vaadake, mida teie näete, kas need nii-öelda pildid siis kõrvutuvad omadega, kas jäi kellelgi mida kahe silma vahele ja vaatame, kuidas siis tulev nädal ennast välja mängib, kuidas turg käituvad, kas see ootus, visioon, mida me tuleva nädala kohta ootame, kas see ennast siis välja mängib ja kuidas ta välja mängib. Vot, soovin teile super ägedat tulevat nädalat, et see oleks kasumlik, tulemusterohke ja ülimalt edukas ja näeme teiega järgmistes kõnedes. Tšau, pakaa!